Tublimas sina siin esimest käes. Täitsa hea laususe. Mina arvan niimoodi, et kõik ikka räägivad sageli sellest, et tuleb minna muusikakooli ja muusikat õppida ja õpitakse 10 aastat, 5, mõni veel rohkem. Ja siis tuleb see siia lava peale, hakatakse veel muusikuga mängida, mul on selle kuhu väga selge on. Kas teist on keegi muusikakoolis neist neile? Tubli. Kas on natukene märjalt tunnel lavale, kes teete tulnud? Olete esinenud kontserti? Olete? Kardad natukene? Kardad? Olen mõelnud, miks selline kartus võiks üldse tekkida? Tervede enamusesse meespool väitsed, suurematele saariga mõeldes, et liivakastis olete mänginud. Ja kui lähed naabrikasi liivakasti mängima, väga nerveerinud seda. Kui te mängite näiteks, mis te mängite, poodi olete? Ja näiteks, ilmselt üks on müüa, teine on osta. Ostel on raha kaasas, see on tavaliselt puulehed, kes on müüa, paneb sinna vanad autod müügile, mitte keegi ei nerveeri, ja kui sa seda pealt vaatad, või ise mängid, unustad ennast mängid, tundid ja kokku mängid, ja muusika on tegelikult samasugune asi, et inimesed lihtsalt saavad kokku, hakkavad midagi mängima koos. Aga suuremaks saades me miski pärast hakkame kartma seda, et teised inimesed saalis. Järsku mulle tuleb välja. Aga mis hästi ei tule välja? Proovime, sina oled väga hea plaksutaja, et muusika on samas, võtame lihtsalt mingisugused hääled, mingisugused rütmid, hakkame neid kokku panema ja kokku tuleb midagi väga huvitavat välja. Proovime neid plaksutada, ma näitan teile ette väga lihtsa asja, et proovime näiteks plaksutada teie siin pool. Sellest lahust siin pool, ma näitan ette plaksutada 1, 2, 3, 4 niimoodi. Kõik on tavastada. Proovime niimoodi plaksutada, see rõhk on esimesed. Näiteks oled 1, 2, 3, 4, 2 ja. Kui teie sellest lauast seal pool, proovime nii 1, 2, 3 plaksutada, proovime läbi, eks ole, niimoodi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kumba sama lihtsalt. 1 plaksutada 4, 1 pool. Aga nüüd katsume seda koos teha. Ma näitan teile kõigepealt sisse, ma olen dirigendus. Ma näitan teile sisse selle 1, 2, 3, 4 ja siis pärast ma näitan teile 1, 2, 3. Hoiame seda rõhku selle esimese plaksuga. Proovime kas see koos, proovime seda koos. See tekib korraks näin. Jah? Teil 3. Jah. Jätkake samamoodi. Ja.
Nüüd, vaata, arvutiga ei ole ka väga lihtne muusika teha. Kõik ütlevad, et see on lihtne. 20 orelit küsib uuest, missugust orelit sa tahaksid. Kas sa tahaksid džäss-orelit, kas sa tahaksid gospel-orelit, kas sa tahaksid tsirkuse-orelit, kas sa tahaksid anaraadi-orelit või tahaksid seal sellised perkussioon, mürgustina tahaksid. Džäss-orelit ka. Vaata nagu üks sügla, see džäss-orelit. Ja nii, see eelmus selline oli ka džäss-orelit. Ma seal seda ette. Sellist tähendab. Nii, mina panen selle käigu.
teeme nendega ka mingi loo. Siis on sa võid istu siia vahe peale maha, võtta see endale see kätte. Mikrofoni juurde. Puhu hästi vaikselt, kõiki asju ei pea jõuga tegema, siis ilmas vaid nõuga. Hommikul jääb esimene tund ära. Kui seda ütelda rahulikult, siis panevad seda kõik tähele. Kui sa räägid selle muu juttu, siis väga hulga, siis seda tähele on. Nii et me te midagi kausi ka, see keeb meil võtta vahepeal selle suust ära see minna. Ja siis jääb läbi. Veel üks hea nädalane teil, pange tähele. Te mängite, siis mängite inimesed teil ei kuula. Inimesed sahmeldavad seal. Et enne kui hakkate mängima, vaadake publiku poole. Vaadake publiku poole ja oodake, kuidas nemad hakka jäävad. Kui nemad on nõus teid valmis teid kuulama, siis hakkate teie tegema. Proovime, kas õnnestub meil kõik koos.
sellist häält, mis inimesed kuulamaks siin. Selleks muusikat teistele ettekanda, selleks on vaja palju rahvast. Ja kõige lõpetuseks tahaksin ühe laulu koos laulda teiega, et teie laulaksid ühte vana Brasiilia rahvalaulu koos rütmiga. See on väga hästi lihtne ja kõikides koolides teha laulu. Lasen selle ette. See käib niimoodi. Sama hõlmis. Nii.